puuksutav Joosep ja ülejäänud pere. Hommik oli lihtsalt imeline. Suur soe päike paistis aknast sisse ja oli pehme kollase põrandavaiba päris soojaks kütnud. Liisu sirutas jalad üle nari ääre rippu ja arvas, et kodu on ikka kõige mõnusam koht maailmas. Pealegi oli tal hiljuti olnud sünnipäev ja ta oli saanud juba 5-aastaseks. Suur tüdruk, ütles vanaema. Kohe päris suur tüdruk juba, noogutas vanaisa. Alumisel korrusel magas suu lahti 8-aastane vend Ats. Liisu ronis mööda redelit alla päiksesoojale vaibale, kummardus Atsi kohale ja kõditas näpuga venna keelt. Ats lõi hambad õrnalt õekese sõrme ja tiris teda tasakesi juustest. Ai, see pole aus, kaebas Liisu, kuigi tal valus ei olnudki. Inimese uni on püha, teadis Ats. Mis asi see püha on, tegi Liisu, nagu ei saaks midagi aru. Ats mõtles natuke aega ja vastas. Noh, minu uni, see ongi püha. Kas siis püha päev ongi see päev, kui Ats tahab palju magada? Just, oli Ats Liisu seletusega väga rahul. Siis on ju kogu aeg püha päev, arvas Liisu ja hüppas jalalt jalale. Veel oli peres pisitilluke 2-aastane kakerdav pamp nimega Madli. Madli oskas juba joosta ja rääkida. Ta oli väljaspool kahtlust kõige säravam ja rahulikum olend perekonnas, võib-olla terves linnas. Madli võis vahel tund aega järjest, vahel rohkemgi omaette mängida. Sakutas karukesi ja jänkusid, keerutas mänguautode rattaid ja tiris juustest niigi pulstis nukkusid. Sealjuures seletas ta alati midagi omaette ja vahel isegi pahandas. Madli on ikka üks täitsa positiivne tüüp, ütles isa tihti. Köögist kostis lauanõude klõbinat ja see võis tähendada ainult üht. Varsti saab süüa. Suur must kass Joosep, kes Atsi jalutsis maganud oli, tõstis korraks pead ja nuusutas õhku. Tema silmades oli ilme, nagu tahaks ta öelda. Vara veel, pikutan veel pisut. Veidike läheb veel aega jah, kinnitas Ats, nagu oleks Joosep oma mõtte valjult välja öelnud. Sööma, hõikas ema köögist. Esimesena jõudis kööki Joosep. Joosep oli üldse rohkem nagu koera eest, selline tark ja rahulik. Magas Atsi jalutsis ja urises võõraste peale. Joosepi roheline kauss oli pliidi kõrval nurgas ja selle lakkus ta tavaliselt väga puhtaks. Mis meil siis täna plaanis on, küsis ema, kui kõik lauas olid. Isa vaatas Atsile ja väiksele Liisule otsa. Ma arvan, et täna on aeg teha üks vägev jäätisepidu. Jäätisepidu, kilkas Liisu ja oleks ääre pealt toolilt alla kukkunud. Liisu oli üldse püsimatu ja vallatu plikatirts. Vanaema ütles tema kohta alatihti. No see tüdruk küll ei püsi ei pütis ega kotis. Ats oli siis ette kujutanud, et Liisu on pütis ja pütt rappub ja lõpuks lendavad lauad laiali ja Liisu seisab võidurõõmsalt käed puusas keset katkiseid pütilaudu. Täitsa tore ütlemine, arvas Ats. Aga jäätisepidu tuleb teil ainult siis, kui hommikusöögi kenasti ära sööte, teatas ema. Siis ei mahu ju jäätis enam kõhtu, vaidles väike Liisu. Küll ta mahub, ütles ema. Siis ma lähen suureks nagu pall ja veeren mäest alla jõkke, seletas Liisu. Ja, sekkus Ats, ja mina saan sinuga jalgpalli mängida. Sööge nüüd ometi ja jätke see söögilauas jutustamine, noomis lõpuks ema. Joosep sai esimesena valmis, nagu ikka, ja ronis Atsile sülle. See juba vist kasside komme oli, endal kõht täis, aga ikka ronib veel mingit pala norima. Mõnikord Ats andiski talle salaja paar ampsu, eriti siis, kui mõni toit talle endale ei maitsenud. Jälle kass toidulauas, pahandas ema. Kähku maha, kõtt! Ta haaras juba käteräti järele, et sellega Joosepit minema ajada,
kuid Joosep oli asjast ammu aru saanud ja maandus valju mütsatusega laua all. Keegi ei teadnud täpselt, kas kassid käteretiga ähvardamise eest kätte maksavad, aga Joosep vist maksis küll, sest iga kord, kui ta lauast minema aeti, hakkas ta laua all puuksutama. Ja kui räägitakse, et kassid ei puuksuta, siis ärge uskuge. Puuksutavad küll ja mõnikord isegi kõva häälega. Igatahes oli Joosep üks tublimaid puuksutajaid kõikide maailma kasside hulgas. Issand, ma ei suuda seda enam taluda, ahastas ema. See on nagu halb unenägu. Issi võttis Joosepi krattipidi kinni ja viskas koridori. Nüüd oli Joosep täpselt lõunasöögini solvunud. See kõik kordus igal hommikul ja sellega oldi nii harjutud, et peale sööki ei mäletanud keegi enam mitte midagi.